Nii, käes on kolmapäev, 15. jaanuar. Oleme oma reisiga jõudnud sinnamaale, et alustame nüüd teekonda Pärnust Hispaania suunas. Oleme siin 2 nädalat autot kokku pakkinud, komplekteerinud ja nüüd oleme sealmaal, et võiks hakata pihta see reis. Reisikaaslased on juba autosse ennast pakkinud, ma viimasena tegin viimase tiirutoa. Siin on meie reisiseltskond, Oskar, Kalja, Sille, väike Sännu ja veel väiksem Rocco. Nii, mähkimisalus koertele kaasa. Ja siis proovime ennast roolist sisse seada ja hakkamegi minema. Nii, tuled on kõik kuidagi jube vähe. Nii, siin me siis, siit ka mingi tuli panema. Sees, no. Nii, praegu on meil sõidu ajal vaja minev nodi kõik siia valmis pandud, pole kõige ilusam pilt võib-olla, aga mugavus loeb, et saaks sõidu ajal ruttu asjad kätte. Hommikumantel juba siia rippuma pandud. Kes duši alt tuleb, saab kasutada. Koerad ennast tunnevad ehk mugavalt. Vaatame, kaugele me siis esimese päevaga jaksame sõita. Meie jaksaks võib-olla veel. Vaatame, kuidas Oskar vastu peab. Tema dikteerib tempo meile. Aga anname tee pealt ka märku, kuidas sojub meil. Seniks näeme. Nii, oleme märkamatult jõudnud Eesti-Läti piirile. Kalja lehvita tagant. Tupsununnu meil magab õnneks, väike peibu. Et esimest riik sai nüüd vallutatud. Ja siis põhimõtteliselt oleme nüüd kohe Lätis. Jäänud on siis ainult veel Leedu, Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa ja siis olemegi juba Hispaanias. Oleme Varssavi ümbersõidul. Ööbisime täna Lodžis, kus ka eelmine matkareis ja lihtne, mugav. Kohe Lidli kõrval. Ja nüüd suundume Dresdeni poole. Plaan ööbida täna ööselt Dresdenis. Oleme jõudnud siis Varssavi ummikusse. Poiss ka ärkas. On näha teid või? Teise päeva õhtuks oleme jõudmas Poola-Saksa piiri peale. Oleme praegu Wroclawi külje all, sõidame Wroclawist mööda. Üks äge sild kohe tulekul. Liiklus on üldiselt suhteliselt hea ja rahulik. Siiani olnud pisipoja on meile valmistanud rõõmu, lasknud meil jube palju sõita, ilusti tuidub vahepeal. Siuke 2,5 tunni kaupa sõidame. Nüüd ületame mingit ägedat silda. Kui hästi läheb, jõuame õhtuks Dresdenisse. Kui ei lähe, siis ei jõua nii kaugele. Pole hullu, algne plaan oli nagunii Wroclawis ööbida. Nii, 3. päeva hommik. Alustasime sõitu. Ööbisime siin kusagil Saksa-Poola piiri ääres väikses nunnus külas. Leidsime parkimiskoha endale lasteaia parkimisplatsi peal, mis oli väga tore ja vaikne.
väiksed külad on mõnes mõttes nii ägedad, siin sihuke vaik elu käib, aga samas tunneb siin nagu ööbides turvaliselt, et pätte kaabakaid pole nii palju. Jättis väga hea mulje, pole küll õrna aimugi, mis selle küla nimi on, tulime siia kottpimedas, aga väga tore tundub olevat. Hästi sihuke kuidagi sümpaatselt kaunistatud kodud olid kõikidel veel jõulukaunistused küljes. Nii, ja nüüd me väljume sellest külast. Et ei olnud need jõulukaunistused üle pakutud, vaid kõik olid sellised hästi maitsekalt tehtud. Aga vaatame, kaugele me täna jõuame, sest Oskar andis eile sõiduväsimuse märk ja läks nii virinaks ja kohe siukseks õnnetu virinaks või kuidas seda nüüd öelda, et kohe vale hakkas. Täna sõidame ainult sel ajal, kui tema magab. Kui tema ei maga, siis otsime kohe peatumiskoha. Eks see vibra ka annab tunda korralikult ikkagi, see matkaauto vibra. Sõidad mööda kiirteid, kus pole teeolud kõige paremad, siis ikka raputab korralikult. Ja nii me peatusime poodide parklates, saime teha pausi ja käia poes vahepeal. Nii, käes on 3. päev juba võiks öelda või natukene hommik. Meil on küll tund aega juba sõidetud. Poiss nõudis peale tunni aja sõitu pausi. Ja siis jõudsime siia ilusasse kuhugi jälle külasse või linna kohe, kus tundub olevat mingi äge muuseum, tehnikamuuseum siin. Lennukeid, helikopterid, allveelaevad, rongid. Tahaks seda kohta hullult külastada mingi hetk, aga millal? Täna me seda ei jõua teha ja poiss on liiga väike ka veel selleks. Nii, bussiaknad on küll natukene mustad meil, aga pole hullu sellest. Kes tahab, see näeb. Küll me otsime selle küla nime ka üles lõpuks. Aga seda kohta me veel kindlasti kunagi külastame, kui tuleme Prantsusmaad avastama või midagi muud. Eile siis jõudsime 1000 kilomeetri kaugusele Prantsuse piirist ja siis ööbisime jälle mingis väikses külakeses. Väga tore oli, kuna jõudsime nii pimedas sinna ja hommikul juba pimedas lahkusime, siis jäi see videole võtmata, aga jube tore on ööbida sellistes vaiksetes külades, et keerad kiirtee pealt maha, sõidad mõned kilomeetrid, vaata, mis tuleb. Äpp annab parkimisplatsid ja tundub väga turvaline jällegist. Aga vaatame, mis tänane päev pakub. 100 kilti meil sõidetud ja 400 äkki jõuame veel. Nägemist. Võtame siis videosse Tänaku auto Hyundai. Sõidavad Monaco poole või? Peaks tulema Monaco see või? Monte Carlo, jah, mitte Monaco. Sorry. Näed. Aha. Mis video peale saime? Nii küll kiirtee peal roolis teha ei ole ilus. Nii, oleme 4. päeva õhtuks jõudnud ühte Prantsuse väikesesse külakesse, tundub niimoodi, et siin koertega teeme õhtust jalutuskäiku. Kõik on väga udune, aga muidu väga sihuke vana ja jällegist üsna äge. Linnakene kirik paistab siin. Kuidagi jubedalt on vedanud meil nende õhtuste külade leidmisega, kus sööbida, et kõik on sellised vaiksed ja väikesed ja praegu linn on praktiliselt inimtühi, pole ühtegi inimest näinud, paari autot
sõitmas ja see on ka kõik. Meil matkaauto on pargitud siis külapiiri peale enam-vähem, seal on siuke 5 auto parkla, täiesti tühi, seal pole mitte mingit liikuvist, ainult meie. See on see suur eelis matkata väljaspool hooaega, et rahvast on ikkagi vähe ja mõnus on. Öö on siuke nulli piiri peal, päeval päike juba niimoodi küttis, et autos sõites oli igavesti palav. Aga nüüd siis lähen auto juurde tagasi. Sille ja Oskar magavad autos ja ootavad meid pikisilmi. Ei taha nad üksi seal autos olla, arusaadav ka võõras riigis. Niimoodi üksinda. Olin 5 minuti kaugusel neist praegu see linnakene jalutades niimoodi. Aga vaatame, milline see linn näeb välja hommikul valges. Äkki näeme homme valges selle ära. Siis näitame ka teistele. Nii, oleme jõudnud siis 5. päeva õhtuks kuhugi jälle Prantsuse linna. Ma varem prantsusekeelseid linnasid ei häälda. Hiljem lisame need äkki siia juurde, aga täiesti ootamatult jälle pole õrna aimugi, kuidas me siia sattusime. Otsisime parkimiskohta, kui poiss ärkas ja siin me nüüd oleme suure jõe või kanali ääres keset pargis. Tulin õhtust kebaabi jahtima. Siiamaani oleme praktiliselt kogu aeg söönud autos valmistatud toite. Nüüd mõtlesime, et võtaks midagi siit ka. Eks vaatame, kas jõuame linna peale või ei jõua. Hommikul plaanisin meie eelmisest külast teha video, aga ka seda ei jõudnud, sest hommikul sõitsime jälle pimedas välja. Poja täna ei kannatanud päeval üldse sõita, siis olime terve päevase aja olime kusagil suvalises parklas, lihtsalt lasime olla. Vot nii, ega see transiit pole kerge, aga kui käia ja külastada kõiki vahepealseid kohti, siis peaks vist aastaid vaba aega võtma. Aga seda meil kellelgi pole ja ega ka viitsimust ei ole nii palju. Eks tuleb ikka oma valikut teha, aga Prantsusmaa esmamulje on jube ilus ja huvitav. Vot nii, no vaatame, mis edasi pakub. Nii, käes on 6. päev meil. Alustasime tänast päeva natukene teistmoodi. Ehk siis hommikul ei põrutanud kohe sõitu, vaid lasime poisil rahulikult olla ja otsustasime tulla linna peale, linna iluga vaatama. Oleme praegu siis sellises linnas vist nagu Valence, siin kusagil keskväljakul, kus käisin ka eile õhtu vaatamas natukene ringi. Näitan kohe ka natukene seda siin on. Et hakkame nüüd oma reisi natukene vaiksemat võtma, enam nii palju ei keskendu transiidile, vaid proovime päevas 200-300 kilomeetrit ära sõita ja küll me lõpuks ikka kohale jõuame Lõuna-Hispaaniasse. Muidu tundub kõik tore, chill. Õnneks on parkimisega nii, et ega siin linnas vist muidu parkida tipphooajal ei saaks tänu sellele, et praegu on rahvast vähe, saame oma kämpariga ligi. Kõrghooajal suvel tõenäoliselt siia väga asja ei ole. Peab kuhugi kaugemale jätma. Vot sellised vaated siit poolt siis. Poiss ka saab natuke rohkem õues olla ja nautida esimest linnas käiku võõras riigis. Oleme meiegi Prantsusmaal alles esimest korda. Nüüd võib öelda, et oleme siin siis käinud. Nii, oleme jõudnud
860 kilomeetrit on jäänud Teniasse, koht, mis on Alicante lähedal, et läheme sinna külla Kaisale ja Hendrile. Aga tundub, et kliimas on nagu muutunud, kõik on juba siuke kevadine, väljas on 10 kraadi sooja, hobused on karjamaal. Et nüüd oleks juba suhteliselt ükskõik kus ööbima, et võiks natukene isegi öelda, et oleme kohal. Ehkki sinna Barcelonanigi on veel 4 sotti minna, aga meeleolu juba hakkab looma, et hakkame kuhugi jõudma. Ehkki tänase liikuma saamine oli jälle natukene raske. Poisile ei meeldinud hommikupoole see sõitmine. Nüüd saime ta tudule ja anname minna. Siin meil näha mingi juba prantsuse külakesed veel. Aga on siuke mägine ja kuivem ja mõnusam. Nii, sõidame siis mingist päris naljakas asjast mööda, nagu on autoelamu, aga nagu ei ole ka, või on rekka autoelamu, ei tea. Nii, 6. päeva õhtupoolik ja oleme jõudmas kaua oodatud Hispaaniasse. Viimane kilomeeter on käsil. Viimane korralik tõus oli just. Andis vändata. Aga kohe peaks olema piir. Poiss on andnud meile mega hea teise une, millega saime sõita järjekordselt pea 200 kilomeetrit. Tänaseks on siis 400 lõpuks ära tulnud ja 600 jäänud veel lõppsihtu. Mitte lõpp, aga esimesse peatuspunkti, kus plaanime aja maha võtta. Nii. Ja siin ta on 6 päeva vantsimist ja Hispaania on olemas. Poiss tudub taga sille taha. Nii. Ja läheme laskumisse. No nii, tore. Varsti näeme, vaatame, mis teeb, pakub veel, kaua veel sõita saame. Kaua poiss lubab veel roolis olla, aga vähemalt oleme Hispaanias ära. Tere varahommikut. Täna on siis reisi 7. päev. Täna 21. Issand, mis kuu meil on? Jaanuar. Jah, 21. jaanuar. Ütlen igaks juhuks ka. Oleme siis ööbinud nüüd siin kusagil lauslooduses, nagu näha. Õhtul jõudes tundus päris hull. Aga seda kohta nagu oli soovitatud ja päris linnas sees, kus me mingis Hispaania linnas olime, siis seal ei tundunud üldse nii ilus ja tore. Aga siin oli tore, hästi vaikne, mõnus. Et praeguse sihtkohta siis Teniasse, mis on Alicante lähedal vist, siis sinna plaanime, meil on 500 kilomeetrit sõita, plaanime jõuda täna õhtul või pigem homme. Saame kokku inimestega, lähme siis Kaisale ja Hendrile külla, oleme mõned päevad kindlasti seal, laseme lastel puhata, lastel Sillet ei pea lapseks pidama, aga lapsel puhata ja siis koertel ka, koeri võib ka lasteks nimetada, ikkagi oli õigus mul, laseme lastel puhata ja siis hakkame ringi chillima lihtsalt väga vabas tempos, et pole ühtegi tähtaega, välja arvatud see, et 7. peaks siis Anne tulema Malagale. Malaga lennujaamast läheme, võtame ta peale ja siis ta rändab meiega ringi. Aga tegelikult see
vaatepilt, kus me ööbisime. Siin polnud üldse nii ilus, kui ma nüüd alguses näitasin, et kohe jõuame natukene teistsugusemasse ööbimiskohta, et võib ka selles romantikat leida, aga kas pole päris meie maitse, aga tegelikult oli siin jube hea rahulik, et rong sõidab küll selja tagant meil mööda, aga need käivad nii harva ja mina ausalt öeldes öö jooksul kordagi ei kuulnud, aga näed, juba paistab rongi sild. Päike hakkab ka tõusma, natukene härmatist ka olnud, ehkki näitab 4 kraadi sooja. Eile päeval oli 14 kraadi, täna lubab ka 14 kraadi. Ja siis vaatame, palju siin see nädal lubab üleüldiselt juba mingisugune 20 kraadi sooja ära, nii et tegelikult päris mõnus. Aga ka 10+ on juba täitsa oluliselt parem kui see, mis siiani olnud on. Nii, ja nüüd hakkab siis meie ööbimiskoha romantika pihta, mida tegelikult autost absoluutselt alguses näha ei olnud midagi. Ja siis ja öösel, kui õhtust ringi tegin koertega ikkagi teisele poole ehk linna poole, siia metsade vahele niimoodi ei julgenud kottpimedast tulla, kes mind küll oleks tahtnud, aga koertest oleks kahju olnud, kui mõni metsloom oleks tulnud vastu või mine sa tea, siin on kotkaid palju. No vot selline kellegi agul oli meie ööbimiskoha lähedal siin silla all niimoodi. Tegelikult päris äge varjualune see silla näol siin, eks ole. Vot selline agul ja siin peal siis sõidavad rongid. Ja nagu näha, meie matkakas on kohe siin lähedal. Rong läheb läbi tunneli sealt, läbi mäe. Nii, ja meie matkakas on siis siin. Nii, koertele peab andma natuke jalutusaega ka, sest need saavad ka siin bussis matkakas ikka oma jagu vedeleda. Eks neil ka kopp ees. Nii, ja ööbisime täna öösel siis siin. Suht siuke privaatne oli meil, aga ei midagi erilist. No vaatame, mis tänapäev toob. Nüüd lähme tankima, proovime gaasi tankida esimest korda kusagil võõras riigis ja vaatame, mis saab. Nii, 200 kilomeetrit on veel jäänud Teniani meil. Poiss nõudis pausi, tulin koertega jalutama siin mandariini istanduste vahel. Ja siis siin on ka üks hobusetall, kus peetakse, ei teagi, mis sorti tall või mille jaoks, aga näete, selline, kui lihtsalt on võimalik siin kõike talle ehitada ja teha, et kui ei pea selle nõmeda külma ja värgiga võitlema. Seal on neil plats, kus laternad paistavad. Käes on reisi 8. päev, täna kolmapäev, 22. vist kuupäev jaanuar. Et oleme nüüd lõpuks, võib öelda, kohale jõudnud siia Hispaania rannikule. Tegelikult oleme juba sealt Barcelonast tükk maad allpool siia Valencia külje all, tõenäoliselt kusagil sadama linnas. Päike on ilusti väljas, sooja on 14-15 kraadi, mis on juba päris tore. Oleme kõik koos siin, väike poja ja Hilku ka. Ja siis meie nuinud siin niimoodi ranna peal nautimas pärast seda pikka
sõitu, mis oli kindlasti ka nende jaoks raske. Aga merelaine ja ilus liivarand ja sattusime täitsa juhuslikult niimoodi siia sadama linna jälle, et sõitsime lihtsalt kiirtee peal täiesti suvaliselt ilma kaardi pealt maha. Põrutasime kuhugi, kuhu sai peatuda ja siis avastasime, siin ongi selline parkla. Et ei pea tulema alati täpse aadressi järgi, võib täiesti suvalt liikuda. Ja see reis on näidanud seda, et see oli juba 7. ööbimine meil vist või. Et kõik korrad praktiliselt oleme suht normaalsete kohtade peal saanud matkaautoga olla. Ja nüüd päevaplaan on lihtne. Lähme autosse, kui poiss jääb magama, siis sõidame Teniasse, kus on siis Kaisa ja Hendri elavad ja jääme laagrisse sinna täitsa mingiks mõneks päevaks. Aga eks elu näitab, mis. Vot nii, tore, näeme jälle. Nii, oleme siis Valencia lähedal, jah? Kus oli see suur üleujutus. Nagu näete, siin tee ääres on terve hunnik selliseid autosid, mis on tõenäoliselt sealt päris halvas seisus, ütleks. Ja oleme veel näinud mingeid suuri platse, kus on 5-korruselised üksteise otsa laetud terve põllud täis neid autosid. Hiigelajad autotootjatele jälle, kus saab hakata uusi autosid kohe inimestele pakkuma. Päris hull värk ikka. Pole selle ilmaga nalja midagi. Siis muudkui läheb ja läheb ja läheb ja läheb ja siis läheb veel siia ja... Huvita, kas siia võib tasuta oma romu tuua vedelema või? Vot selline värk siis. Ükskõik kuhu poole keerad, kõik kohad on neid autosid täis võetud. Niimoodi. Loodame, et me oma autot ei pea siia jätma.